Metsaliigled, metsalagled, metsaliigled, metsalagled, metsahaned, hallid linnud, metsahaned, hallid linnud, minge muisade kaudu, minge muisade kaudu, minge muemaade kaudu, minge muemaade kaudu, õerutage õdede kaudu, õerutage õdede kaudu, viige viimsel vennal teada, viige viimsel vennal teada, mind viiaks võõrale rajale, mind viiaks võõrale rajale ja talutaks linna turule ja talutaks linna turule ja seal minu riided riisutakse, seal minu riided riisutakse, seal minu juuksed jupsitakse, seal minu juuksed jupsitakse, kõrvad maha krapsatakse, kõrvad maha krapsatakse, särk mul selga sätitakse, särk mul selga sätitakse, püksid jalga pistetakse, püksid jalga pistetakse, munder selga mukitakse, munder selga mukitakse, siis olen uhke soldat mees ja siis olen uhke soldat mees ja selle aga uhke mundre sees, selle uhke mundre sees, aga ega seda poole heit mul teinud, ega poole heit mul teinud, ega seda poole taat mul teinud, ega poole taat mul teinud, see on mulle ette antud, see on mulle ette antud, jumalast mu juure jätud, jumalast mu juure jätud, mul on peos mõega märki, mul on peos mõega märki, rinna peal mul rihmaristid, rinna peal mul rihmaristid, sõtta pean mina minema, sõtta pean mina minema, sõja sisse jälle jääma, sõja sisse jälle jääma, eide kopsus ma koos uusin, eide kopsus ma koos uusin, eide maksas ma magasin, eide maksas ma magasin, purksin eide puusa luida, purksin eide puusa luida, riksin eide risti luida, riksin eide risti luida, sõna pead sina pidama, sõna pead sina pidama, keele kaudu alles jääma, keele kaudu alles jääma, metsaliigled, metsalagled, metsaliigled, metsalagled, metsahaned, hallid linnud, metsahaned, hallid linnud. Aitäh! Palju õnne, Anu! Oota, mis sa teed? Suur au on siin sinu puhul laulda, et sa eal ei väsiks ja
jaksaks oma vaiksel, tagasihoidlikul, aga kuuldaval viisil keelt kanda. Ja head paranemist sulle. Ja mina mõtlen ikkagi sellele Wiedemannile endale, et naljaga pooleks või nagu Valdur Mikita kaudu või moodi öelda, et kas pole kummaline juhus, et kui Jansen ja Villi Geroode hakkasid siin laulupidu korraldama 1869, siis just täpselt samal aastal sai Wiedemannil valmis Eesti-Saksa sõnaraamat, et kas pole märgiline. Et kui neid märki otsida, aga see on natukene naljaga pooleks öeldud, aga see keele hoidmine, et nii palju räägitakse sellest õigest ja üldse eesti keele rääkimist, et kas me kaotame selle keele ja ma isegi niimoodi sotsiaalmeediat vaadates kogu aeg on tunne, et tahaks nagu parandada ka nagu ülikooli filoloogia diplom käes. Aga vist ei ole mitte õige eesti keel, ei ole, seda niikuinii võiks olla, aga võiks olla nutikas ja huvitav emakeel. Ja ma ei tea, kui palju Wiedemann sellele saab kaasa aidata, aga tema sõnaraamatust me saaksime küll väga huvitavaid ja uusi ja uuesti leitud vanu sõnu otsida, nii et Anu on nagu meile nagu vanem õde, võib öelda, Kärt on noorem õde, Anu on vanem õde ja ma ütleksin, et Tiit, kes mind rebaseks lõi, kui ma õieti mäletan, siis tema on nagu vanem vend. Ega ta onu ju ei ole ja vanaisa ta ka ei ole, ta on ikka vanem vend. Nii et siin Johansonide väike esindus Kärt ja Ants laulavad mõned laulud nüüd veel. See on üks Väike-Maarjast pärit laul Unikülast ja tänu ikka nendele arhiivilindistustele jõudis see lugu minuni. Aliide Leemets laulis selle kunagi linti. Me laulame seda nii. Kaks miidrilindu oksa peal, kaks miidrilindu oksa peal. Kaks miidrilindu oksa peal, kaks miidrilindu oksa peal. Nad kiikusid ja laulsid seal, nad kiikusid ja laulsid seal. Nad kiikusid ja laulsid seal, nad kiikusid ja laulsid seal. Need ei olnud miidrilinnud, need ei olnud miidrilinnud. Need olid kaksi vaeseid lapsi, need olid kaksi vaeseid lapsi. Nad kiikusid ja laulsid seal, nad kiikusid ja laulsid seal. Nad kiikusid ja laulsid seal, nad kiikusid ja laulsid seal. Teine kammis teise pead, teine kammis teise pead. Teine kammis teise pead, teine kammis teise pead. Di-di-di-di-di-di.
Kes teil peseb puhtaks kuue? Uudu peseb puhtaks kuue, uudu peseb puhtaks kuue. Kes teil peseb valged särgid? Vihmeil peseb valged särgid, vihmeil peseb valged särgid. Kes teil õmbleb uue kuue, kes teil õmbleb uue kuue? Uudu õmbleb uue kuue, uudu õmbleb uue kuue. Uudu õmbleb uue kuue, uudu õmbleb uue kuue. Uudu õmbleb uue kuue, uudu õmbleb uue kuue. Kuidas see Anu, meie vanem õde on, jäi nagu segaseks minu meelest natuke. Anu on meie vanem õde, võiks öelda niimoodi, et nagu Jaagu kaudu, meie vanema venna kaudu, sest et Anu oli meie vanema venna kursuse õde. Ja sellega seoses tuleb mulle meelde nende üks diplomi lavastus, kui ruumid on täis. Olid kaks minust klassiõde, Anu Lamp ja Katrin Nielsen. Ja selles oli selline üks monoloog, et kui nad pidid laulu sõnadest käis see ja minust oli, võib-olla see oli Anu, võib-olla oli Katrin Nielsen, kes ütlesid, et kui nad mõtlesid umbes keskkooli ajal, mõtlesid, et küll eesti keeles kõlab halvasti, et ma armastan sind ja ma tahan sind, et I need you, I want you, I love you, et see kõlas palju-palju paremini. Ja võt, kuhu me nüüd välja jõudnud oleme. Nüüd Anu räägib eesti keelest. Juhan Viidingu sõnadele on järgmine lugu. Mälestuste peale kasvab rohi, rohu peale sajab ükskord lumi, vaevab mind üks ammu tuttav.
kohin on, kui oleks kõik üks ainus suvi. Mälestuste pääle kasvab rohi, rohu pääle sajab ükskord lumi, lume pääle vajub ükskord nõgi, kauged ajad, mälestuste jõgi. Ja see on ka, see laul on kuidagi mõeldud, tegelikult ongi mõeldud Jaagu peale. Ja need on üsna, kunagi meil isa ütles ühe laulu kohta, mida ta kooli ajal laulis, et laul on selline lihtsakene ja aga need pildid kuidagi, kui nad järjest tulevad, siis seostuvad selle sama asjaga. Oota mind kosmose käänul kodutänaval valguse kohvikus. Oota mind suure kase all Liivamäe harjal hommikurannal. Oota mind rabade verel, allika alguses unede saarel.
oota mind muusikamajas, kaminakumas, tänavakajas. Oota mind kosmosekäänud kodutänaval valguse kohvikus. Aitüma. Ja meie lõpetame isa sõnadega. Ma tõstan tihti omad silmad siit valust vaevast ülesse. Seal paistvad mulle armsad ilmad, sealt voolab rahu hingesse. Mu isa elab tähte taga ja kõneleb nii armsasti. Ma olen püha, olen vaga, mu lapse ärge riielge. Maas keeb ja kohab mulla süüli ja rahvas tapleb rahvaga. Ma põlgan riidu, põlgan tüüli, suurt rahu aina nõuan ma. Siin ürikeses elumängus meid teretab su armuhul. Siin alles ehid mõrs ja sängi, kui juba puhub surmatuul. Need isa sõnad tähte taga, need kõlavad nii armsasti. Ja Eestimaa ma hüüan sulle, mu lapse ärge riielge. Ja Eestimaa ma hüüan sulle, mu lapse ärge riielge. Palju õnne, Anu, palju õnne, Viidemann. Aitäh! Aitäh teile, Kärt Johanson ja Ants Johanson, selle võimsa, aeglustava mõtte ja mälestushetke eest. Mul on hea meel teid tervitada siin Eesti Rahva Muuseumis ja tänada Eesti Rahva Muuseumi sõprade seltsi, kes meid on siin sellel emakeelepäeval märtsikuus alati kokku kutsunud juba üle 10 aasta, et me saaksime mõelda ja rääkida keelest. Ja Eesti vanasõna ütleb ju, et mis meele peal, see keele peal. Ja kuidagi meie siin ERMis oleme viimasel ajal palju mõelnud selle ühe inimese olulisusele ajaloos. Ja
ma tahaksin lihtsalt selle päeva sissejuhatuseks teile korraks tuletada meelde selle päeva ja selle auhinna sünni juures seisnud inimeste lugu. Nii emakeelepäeva tähistamine kui ka Wiedemanni auhinna algatamine oli 2 kange Virumaa mehe tegu. Meinhard Laks algatas emakeelepäeva tähistamise 1995. aastal, kogus allkirju, esitas selle taotluse Riigikogu kultuurikomisjonile ja peatselt oli tegemist riikliku tähtpäevaga. See oli 1 mehe algatus ja töö. Väike-Maarja põllumees Jüri Sild andis esimese Wiedemanni keeleauhinna välja 1989. aastal ja tegi seda entusiasmist, tahtest eesti keelele tähelepanu tõmmata. Ja varsti oli Wiedemanni keeleauhind Eesti riiklik kõige tähtsam keelepreemia. Ka meie tõesti teame siin ERMis, et piisab ainult paarist inimestest, nende unistusest ja tahtest teha tööd ja küll siis tulevad teised ka kaasa, koos töötama, muuseumi looma, preemiaid välja andma ja Eesti elu paremaks tegema. See soov ja tahe Eestile koos tulevikku luua, rahva heaks ja rahvaga koos, on nii ERMi kui ka Eesti loos läbi põimunud. Ja selles loos on iga inimene määrava tähtsusega. Ma usun, et see kõik annab meile ka tänapäeval kindlust, et emakeele hoidmine on kõik meie enda kätes, nendes samas 2 käes ja meie enda teha. Sellised mõtted siis meilt siin ERMis alustuseks. Aga mul on hea meel anda nüüd sõna meie päeva kõige tähtsamatele kõnelejatele. Sisse juhatama 2025. aasta Wiedemanni auhinna laureaati Anu Lampi tuleb 2024. aasta laureaat Tiit Hennoste. Valetasin, jah? 1 aasta läks valesti. Siis saab parandada. Väga hea. Nii, aga palun, oleme põnevil. Jaa, ma tänan südamest. Teretan kõiki Anu seal kusagil kaugel ja teid siin ja neid, kes ilmselt kunagi vaatavad seda siis oma väikeselt ekraanilt või vähemalt kuulavad selle jaoks. Siin on olnud heaks traditsiooniks, et eelmise aasta preemia saaja juhatab sisse järgmise aasta preemia saaja või siis käesoleva aasta preemia saaja. Ja nüüd on läinud küll niimoodi, et valitsus otsustas määrata 2026. aasta Wiedemanni keeleauhinna Anu Lambile pikaajalise mõjuka panuse eest eesti keele kõlakultuuri ja selge väljenduse väärtustamisel näitleja, õppejõu ja tõlkijana. Nii kõlab see pidulik ametlik tsitaat seal. Nii et siis näitleja, õppejõud, tõlkija, kõnekultuur ja selge väljendus. Anu on inimene, kes päris kindlasti kohe ennast kiita ei taha. Nii et mina pean nüüd siis selle töö ära tegema. Ja teie peate selle ära kannatama. Anuga. Kõigepealt näitleja. Näitleja Anu Lamp õppis aastatel 1978–82 Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunsti kateedris. Ja lõpetamise järel on ta töötanud samas kohas, tol ajal Noorsooteatris, nüüd siis Linnateatris näitlejana. Vahepeal 2006–2010 ka kirjandusala juhatajana. Kokku tuleb 144 aastat, kui ma nüüd õigesti loen. Tartu Ülikoolis on selline medal nagu 100 semestrit ülikoolis ehk 50 aastat. Nii et ma ei tea muidugi, kas on olemas medal 50 aastat Linnateatris. Aga kui seda ei ole, siis oleks kena, kui Linnateater selle Anule mõeldes lähemal ajal asutaks. Osasid ma üles lugema ei hakka, neid on tegelikult väga palju. Ja loomulikult mitte ainult koduteatris. Ja ma ei taha siin rääkida ka erinevatest karakteritest, keda Anu on seal loonud. Kuna see on keelepreemia, siis ma rõhutaks seda tekstide maailma ulatust. Näiteks sellised teatritükid nagu Shakespeare'i, Macbeth, Molière'i Tartüff, Dumas ja Nüganeni 3 musketäri, Dostojevski ja Nüganeni Kuritöö ja karistus, Oscar Wilde'i Salome, kaasajast rääkimata. Kui ma nüüd hakkan neid vaatama, siis mis siin on esindatud? Renessanss, klassitsism, romantism, realism, dekadents, komöödia, tragöödia ja draama. Selleks, et sellistest tekstidest ennast läbi murda, selleks, et seal mängida väga hästi, peab valdama väga erinevaid keeleregistreid, väga erinevaid keelestiile.
ja on selge, et Anu on sellega toime tulnud, ega teda muidu poleks lavale lastud ja preemiaid ta ka ei oleks saanud nende asjade eest. Aga mul on kuri kahtlus, et suur osa sellistest inimestest, kes Tallinnas ei ela või teatris ei käi, teavad ja mäletavad tegelikult hoopis midagi muud. Nii et ma tuletan hetkeks meelde, kultussari Kitsas king, mäletate, ema kingade peres, 1985–87. Telesari M-klubi, 8 meest ja 1 naine, Anu, aastal 1997–98. Ja kindlasti Pehmed ja karvased. Pehmed ja karvased 2001–13, milles kuulujuttu ja rahva häält andsid edasi jänes vastik, vastik, vastik ja siga. Mis neid ühendab, neid viimaseid asju? Tegelikult see on huumor, see on nali. Kuigi Anu paistab väga tõsine välja, ütlevad teda tundmad inimesed, et ta on äärmiselt vaimukas. Jaan Rekkor on öelnud isegi niimoodi, et Anu huumor on alati terav, kiire nagu piitsaplaks. See käib nii kiirelt ära nagu karateelöök. Mõned ei saa arugi. Nüüd tulles näitlejale siis lähemale, näitlejale on hirmus tähtsad 4 asja. Hääl, paus, partneri kuulamine ja keskendumine. Anu on kuulaja. Talle päris ilmselt meeldib kuulata. Ta on ise mitu korda öelnud, et ta võiks asuda ametisse vanade kodusse. Et seal saab kuulata vanade inimeste lugusid. Teine asi, Anu suudab keelt kinni pidada, ütleksin. Mõnikord mulle tundub, et ta ongi paus. Ühes 2006. aasta intervjuus on kirja pandud tema pauside pikkused enne vastuseid. Need on peaaegu kõik vastused, mida ta anda ei taha iseenesest sealt seest. Vähemalt mitte hea meelega. Ja need pausid on tohutud. Näiteks 38 sekundit, 27 sekundit, minut ja 17 sekundit. Ja siis järsku tuleb ülimalt kiire vastus küsimusele, millele talle meeldib vastata. Mis sulle rõõmu teeb? Paus 5 sekundit. Loodus ja et inimesed on põhjalikud. Suulise keele uurijana ma tean, et loomulik paus küsimuse ja vastuse vahel on 0,3 sekundit. Ja kui see läheb juba 0,6 peale, siis võib arvata, et sealt on oodata midagi sellist, mis küsijale ei meeldi või vastust, mida anda ei taheta ja nii edasi ja nii edasi. Anu on hääl. Võib-olla paljude jaoks ta ongi üleüldse hääl, sest ta on teinud hästi palju erinevaid dubleerimisi, erinevaid raadiosaateid, erinevaid multifilme ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja sealjuures on tal üpris eripärane hääl, selgelt ära tuntav tämber, et kui kusagilt see raadiost kostub, siis on kohe teada, et see on Anu. Ja seda on öelnud jälle rääkimise või hääle kohta niimoodi. Ma kuulen noori omavahel rääkimas ja vahel on see selline hästi lõdva lõuaga räägitud ja mitte päris täpselt välja hääldatud, nii et ma ei saa arugi, mida räägitakse. Nüüd võib küsida, kuidas ta endaga siis oli. Ingo Normet, kes oli tema noorusaja õpetaja Pärnu stuudios, on öelnud niimoodi, et Pärnu stuudios ja vist ka lavakunstikooli alguses oli Anul probleem sõna lõppude ärasöömisega. Tal ei olnud sugugi looduse poolt antud ideaalne diktsioon. Ta on enese kallal tugevalt tööd teinud. Nii on, ilmselt. Anu on olnud sageli jutustaja, raadiokuurtemängu tegelane, animafilmide dubleerija, nagu ma ütlesin, olgu siis Tom ja Fluffy ja Lotte reis lõunamaale või susistav laiskloom siid jääajas. Muide, ma vaatasin järele, originaalis tegi seda mees, neid hääli. Ja kuulake kindlasti üle, kuidas siga räägib seal sinatses, pehmetis ja karvastes. Ta ei räägi üldse Anu häälega ja ta ei räägi absoluutselt mitte kirjakeelt. Seda võiks täiesti kasutada suulise keele uurimiseks, seda teksti. Anu on süveneja ja keskenduja, see on nagu minu mulje. Mitmed kolleegid on seda öelnud, et ta on pühendunud inimene, kes ei salli pealiskaudsust ja kui ta hakkab millegagi tegelema, siis ta süüvib ja süüvibki ära ja mõnikord ülikooli ajal olevat juhtunud niimoodi, et esimesed 10 vastamisküsimust olid tal väga hästi selged, aga kaugemale ta ei jõudnud, sest ta süüvis ja süüvis ja süüvis.
ja kui ta millegagi tegeleb, siis ihu ja hingega. Ma olen seda ise ükskord näinud, kui me olime koos Kulka kirjanduse auhindade žüriis. Need koosolekud olid lõpuks pikad, ma ütleks. Ja siis märkad järsku selle rääkimise sees, kus ta ühe koha peal on kirja pannud sellise lause. Välted. Märgin endale peale 2. ja 3. välde, et lugeda raadios õigesti. Ikka veel. Aga on teistmoodi keskendumine ka. Me olime kord aastal 2014 ühel ööülikooli salvestusel, kus oli juttu keelest. Mina rääkisin suulisest keelest, Anu rääkis teatrist ja teatrikeelest. Ja enne seda tahtsin ma talle midagi öelda. Ma mäletan ainult seda, et ma tahtsin talle midagi väga head öelda. Ma tahtsin teda kiita millegi eest, aga ta ei võtnud jutule. Ta kõndis silmad kinni ja keskendus. Ütlemata see vist jäigi. Nüüd teine asi siis, tõlkija ja inglise keel. Tõlkija Anu Lamp on lõpetanud Tallinna 7. keskkooli, ehk siis inglise keele kallakuga kooli tollal, mis andis tõesti täiesti korraliku inglise keele. Ta on tõlkinud inglise ja prantsuse keelest üle 50 näidendi. Jälle üles lugema ei hakka, aga ainult mõned, näiteks Tom Stoppardi Arcadia, Shakespeare'i Hamlet, Suve unenägu, kuningas Richard III. Mitmed näidendite autorid ja tõlkijad on sageli öelnud, et neil on nagu kõrve ees või silme ees see näitleja, kes võib-olla hakkab selles tekstis mängima ja nad mõtlevad selle peale, kui nad seda teksti siis näiteks tõlgivad või kirja panevad. Anu on öelnud otse välja, et tema näitlejate peale ei mõtle. Tema mõtleb oma sõnul räägitavuse peale, kõla peale, rütmi peale, ehk siis keele peale. Inglise keel on olnud Anu elus tegelikult siis väga tähtis juba kooliajast peale ja on siiamaani. Muide, seal samal 2014. aasta esinemisel võttis Anu sõna ülikooli ingliskeelestamise vastu. Nimelt ta võttis ühel hetkel ette tollase rektori Volli Kalmu teksti. Volli Kalm oli kusagil rääkinud seda, et oleks kasulik suurendada inglise keele kasutust ülikoolis ja võltsinud selleks ülikooli esimese kuraatori, Eesti ülikooli esimese kuraatori Peeter Põllu sõnu. Anu tegi selle kohta täiesti klassikalise kriitilise diskursuse analüüsi. Kes teab, kriitiline diskursuse analüüs on kindel meetod, kuidas analüüsida seda, kuidas võimul olevad inimesed kõikvõimalikke kaabaklusi teevad. Ma olen 100% kindel, et lavakoolis talle seda ei õpetatud. Aga on selge, et inglise keele oskajat inimest teeb inglise keele roll, eriti noorte lugemise puhul, millest praegu räägitakse, ettevaatlikuks. Peaaegu Anu enda sõnadega. Ma mõtlen, et mis neile sellest inglise keelest kohale jõuab. Kirjanduslikus tekstis on ju fraseologismid, igal keelel on peened nüansid sõnade vahel. Kas nad valdavad siis inglise keelt nii palju paremini kui eesti keelt, et ilukirjandust lugedes saavad täiel määral aru sellest, mis seal on väljendatud? Ja selle järel muretsema paneb, et äkki ühel hetkel katkeb meie side noorema põlvkonnaga või nendel meiega. Me oleme juba eelajaloolist inimesed. See on tõesti suur ja oluline küsimus ja mitte ainult Anul, vaid ka paljudel teistel, kas või minu vanustel inimestel. Eriti kuna me saame sageli õpetajatelt kuulda, et need noored inimesed Eesti fraseologismidest suuremat midagi ei tea ja aru ei saa. Ja siin on nüüd üks koht, kus Anu näeb just nimelt teatri ja teatrikooli asendamatut rolli. Nüüd siis see 3. õppejõud Anu. Õppejõud Anu on aastast 1994 tööl lavakunstikoolis, aastast 2014 professor. Tema aineks on lavakõne ja eesti keel. Tema tundides on tehtud Molière'i värsse, presidendi kõnesid, teatriinimeste paroodiaid ja kuulu järgi olevat õpetanud ka president Toomas Hendrik Ilvesele 8 tunni jooksul kõnelemisoskust. Ma loodan, et läks kohale. Aga enne lavakunstikateedrit oli Anu 2 aastat 1976-78 tegelikult Tartu Ülikoolis õppimas eesti filoloogiat. Seda teed on tegelikult päris mitmed lavaka inimesed enne seda käinud. Ja mina tahaks öelda, et seda teed võiks me kõik mõne aja käia. Annaks päris hea ja kasuliku oskuse. Aga samas ma arvan, et sellel on üks suur roll, miks Anust sai tegelikult nii head eesti keelt väärtustav inimene. Ja kui minna nüüd selle tema töö juurde, mis puudutab otseselt seal seda keelt, siis mõned sellised nopped sellest, mis ta ise on öelnud. See on peentöö, mida me koolis teeme. Juba see, kus on lauses pearõhk,
kuidas mõte jookseb, kuidas mingid hääliku kombinatsioonid välja tuleksid. Ja eriti oluline on tema jaoks lavakõne õpetamisel raadiotöö. Sa kuuled ise ennast kõige paremini, kuuled, et midagi oli liiast, siin oli väike paus, okei. Ja kuuled, kuidas mingid häälikud sulandusid. Õpetame selleks, et inimene ise oleks üks suur kõrv oma esinemise suhtes, kuuleks ise oma vead ära ja hakkaks iseseisvalt edasises elus tegelema. Ja veel, ma olen mõelnud jälgides, kuidas paljud magistriprogrammid Eesti kõrgkoolides on läinud ingliskeelseks ja kui norivad ja tundlikud samas meie teatrikoolis eesti keele suhtes oleme. Nii et me oleme Eestis üks erandlikemaid ja mõnes mõttes veidramaid koole oma range emakeelsuse nõudega. Ja lootuses, et keegi kusagil teises liivakastis samamoodi rehitseb nagu Anu seal. Ja veel, kui minna natukene kusagile veidikene keelest eemale, siis me näeme, et siin tulevad juba mängu nii ka rahvus ja kultuur ja muud sellised asjad tema puhul. Ja tema laused on ka sellised, kui loovutame keele, loovutame meele, mõtlemise eripära. Teatrilt ei võta keegi oma keelt ära. Teatri roll on anda oskus seda keelt võimalikult erinevalt kasutada. Ja see on nüüd see, mis on hirmuäratavalt tähtis, mida ta on mitu korda öelnud, et teatris ei saa näitaja rääkida iga kord oma häälega, vaid peab valdama erinevaid stiile, erinevaid registreid. Ja see keele asi on tal kuidagi nii hinge peal, et kui ma vaatasin mõningaid selliseid pealkirju, mis ajalehtedes on tema tekstidele pandud, tema intervjuudele pandud, siis võib näiteks tsiteerida juba ammusest ajast. Postimees 2006. Kas me sellist keelt tahtsime? Eesti kirik 2015. Kõik ei pea olema olmekeeles. Ja Õhtuleht 2016. Ma tahan ikka loota, et on muid kohti ka peale teatri, kus laitmatut eesti keelt kuuleb. Kui nüüd edasi minna sõnadele lähemale, siis Anu armastab sõnu ja fraseologisme, armastab kujundeid, armastab uusi sõnu ja vanu sõnu. Ise on ta öelnud, et vean eesti keele õpet, et tuleksid rikkad väljendid sisse. Ta on kasutanud seal õpetuses Wiedemanni, ta on kasutanud Saareste sõnaraamatut, et otsida üles vanu sõnu, leida sealt midagi huvitavat juut ja mängida nendega. Ta muuseas on öelnud, et iga eestlane peaks kohustuslikus korras läbi lugema vanasõna raamatu, sest seal võib mõni vastus olla. See on selline paks ja kes tahab, võib mitmeköitelise võtta. Ja siis edasi. Meie Toompea koolis muugime lahti, mida tähendavad väljendid hinge läbi niidi kiskuma. Tüdruk sai kõrrevõimelt mehele, ereperse ja nii edasi. Samal ajal kui muudel aladel kaob emakeelne eriala keel. Ma hüppan nüüd siit kõrvale, ereperse tuletas mulle selle meelde. Ma tulin siia bussiga number 7, seal öeldakse peatusi ja see masin ütleb Eesti Rahvamuuseum. Niisiis, Anu oskab keele mõnu nautida. Jaan Rekkorilt jälle üks tsitaat. Kui Andres Lepik lavastas Aino Kallase Patsepat Saaremaal, suutsid Anu ja Katrin Nielsen proovis umbes 50 korda ühe ja sama koha peal naerma hakata. Nimelt Katrin Nielseni tegelane ütles Anu Lambi tegelasele, ära vahimu suhu nagu vares hobuse suhu. Ja nad hakkasid iga kord naerma hullumeelselt selle peale. Ja nüüd sellega ma tulen ühe asja juurde, mis ilmselt on väga paljudele tuttav ja teada, see on Aaviku keeleuuendus ja Anu. Sellest ei saa üle ega ümber. Aastal 2006 pani Anu kokku Aaviku mõtetest teatriteksti keeleuuetuse lõpmatu kurv. See oli tollaegne diplomietendus NO teatris ja tekst ilmus ka tollal Loomingu raamatukogus ära ja nüüd uuesti Loomingu raamatukogu kuldraamatu sarjas, eks ole. See on raamatule suur au. Mul ei ole seda uut versiooni ja ma tahtsin eile poest osta, poes ei olnud. See on raamatule veel suurem au. Aga ma pean küll ütlema seda, et kui keegi kahtlema hakkab, et tegelikult see oli ikka plaani võetud varem, mitte pärast seda, kui tuli teade sellest autasu andmisest, aga läks hästi kokku. Nii et sellest on hästi näha, mida on Anul köitnud seal Aaviku juures. Ma võtan mõned Aaviku mõtted sealt nüüd ja meenutan, et need on öeldud 100 tagasi. Enam kui 100 tagasi. Keel on rahva saadus. Keel kasvab nagu puu, aga vajab peenendamist. Keelt parandada on kohustus. Vaja on teha eesti keel paremaks kui ükskõik mis muu keel.
eestlane on puupäine. Keskkool ei jaksa õpetada kätte komade tarvitamist. Ei jaksa, jah. Uusi juursõnu on vaja. Meil on liiga palju samast tööst tehtud sõnu, liiga palju liitsõnu. See on lapselik keel. Oleks aeg jätkata Wiedemanni tööd ja hakata sõnu korjama. Keel on masin, keele ilu üle kõige. Ja mitu korda kordub seal 2 refrääni. Meil ei ole aega oodata, meil ei ole aega oodata, meil oli aega oodata. Ja teine refrään. Lätlased saavad ja meie ei saa. Ja siis selle hiilge hetk on see, kui selles etenduses mängitakse läbi seda, kuidas Aaviku sõnategemise masinast tehakse sõna veenda või veenma, kus Mari-Liis Lill loeb üles kõik ligi 300 valimise aluseks olevat sõnavarianti üksteise järel. Midagi sellist. Ma ei hakka neid 300 lugema. Valda, veelda, voolda, vuulda. Vaanda, veenda, voonda, vumda. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Vaatasin, et see kestab 3 minutit ja sekundit peale. Umbes tunniajalist katket sellest etendusest saab kuulata ERR-is. Mitte päris tervikut. Ma mäletan seda, et etendusel hakkasin ma poole aja pealt naerma ja naersin veel hulk aega pärast seda, kui ta oli lõpetanud seda teksti. Ja muide, mul on kuri kahtlus, et kõige selle kõrval, selle Aaviku kõrval on tegelikult see tekst mõeldud kas hääldamise harjutamiseks. Sellepärast, et kõik sõnad tuleksid ilusasti välja, et sa suudaks kas või kiiresti neid kõiki sõnu üksteise järel seal hääldada. Ja hääldada, ma ütlesin, jah. Ma pidasin Laavakas suulise keele loenguid ja siis rääkisin, et tavaliselt eestlased ei ütle haad seal sõna alguses välja. Ja siis üks tollane üliõpilane, kes töötas ka Draamateatris, läks ja rääkis sellest teatris õnnetult. Peksa talle ei antud. Anu ise käib sõnadega üliettevaatlikult ringi tegelikult. Kui kuulata või lugeda tema intervjuusid, siis näed, et mitte midagi ei tule sealt nagu juhuslikult. Kõik on läbi mõeldud, et ei tekiks hiljem soovi neid sõnu tagasi võtta. Aga ta töötab sõnadega naudinguga. Ükskord nad tegid sellist asja, mida ta ise ütleb, et me lugesime põhjalikult Tuglast ja töötasime Andrus Saareste sõnaraamatuga. Ja üliõpilased tegid Kailit ja Valdur Mikita stiilist inspireeritud oma loominguid. Näiteks selliseid. Nende taustal on Kailiti sõnalooming. Tähttropleja. Inimene, kes on mõne nõmedusega kuulsaks saanud. Iluimbetsill. Inimene, kes ei suuda hinnata kauneid kunsti. Tavatimukas. Inimene, kes hävitab traditsioone. Urnuhkeldaja. Inimene, kes uhkeldab oma kannatustega. Ja lamprampne. Lavanärvis inimene Anu Lambi tunnis. Neid sõnu on seal rohkem ja jälle mul tekkis kahtlus, et lisaks sellele naudingule, mida pakub selliste sõnade tegemine ja nendele tähenduste mõtlemine, on jälle siin tähtis, et te suudaks selle välja hääldada. Tähttropleja. Kui teil liitsõna piiril on konsonantühendid, siis see on üsna keeruline asi. Või et L-id ja R-id segi ei läheks, nagu sõnas lamprampne, mitte ramp, ma ei suuda enam. Nii et siin on midagi veel peale sellise sõnaloomingu. Kui nüüd küsida, et mis see kokku on siis, mis see kõik kokku on? See on kindlasti armastus eesti keele ja eesti meele vastu. See on näitleja, dubleerija, hääl, paus, tõlkija, õppejõud, keeleelustaja, keelelooja ja hakkasin mõtlema, et mis selle kõik siis nüüd kokku võtaks. Ja siis järsku plahvatas mul peas üks fraas. Innere pluraliteet. Innere pluraliteet. See on novaliselt. Ja seda kasutas Betty Alver Eduard Vilde kohta. Ühes vestluses Voldemar Pansoga. Ja Voldemar Panso kasutas seda Paul Pinna kohta. Ja mina laenasin selle nüüd Voldemar Pansolt ja kasutan seda Anu Lambi kohta. Nii et veel kord, silphaaval. Innere pluraliteet. Aitäh! Kõik. 8 aastat tagasi lavastas Karl Laumets Vanemuises Kalevipoja ja kutsus minu sinna jutustaja rolli. Jutustaja rääkis muu hulgas loo sellest,
kuidas Kalevipoeg Soome sepa käest endale mõõka käis ostmas. Mõõkade katsumise protseduur on pikk, 3-astmelise gradatsiooniga pooleldi rituaalne toiming. Kalevipoeg mõõdab kõigepealt 3 mõõga kindlust, mis sepapojad alustuseks talle katsumiseks toovad, mis, nagu selgub, ei ole Kalevipoja suguse jõumehe jaoks kõige tugevamad mõõgad, sest kõigil 3 korral, kui Kalevipoeg rabab raksatelles mõõka vastu kaljupakku, pudeneb tera tükkideks ja käsipide jääb pihusse. Seejärel laseb Soome sepp poegadel tuua kambrist veel tugevamad mõõgad. Ei öelda täpselt, mitu neid on, aga ka nende tera pudeneb tükkideks. Ja kõige lõpuks käsib sepp tuua mõõga, mis maksab palju. 9 hüva hobuda, 8 kari märada, 10 paari härgasida, 20 lüpsilehma, 50 paremaid vasikaid. Ja tekst läheb edasi. Seal siis toodi ise kambrist, kenamast ise kirstusta, 7 luku sõlmitusest, 9 taba tagant kenam mõõkade kuningas, mida mõne aasta eest vana Kalevite taati enda tarbeks käskind teha. Kuskilt ise kambrist, ise kirstuse eest tuuakse välja kõige vastupidavam ja kvaliteetsem mõõk. See mõõkade kuningas peab katsele vastu ja Kalevipoeg tasub nõutud summa. Ma juurdlesin tekstiga tööd tehes mõnda aega, mis asi see ise kamber on. Aimad küll, et ju ta midagi omaette olevat on. Aga siis mõtlesin, et vaatan õige Wiedemannist järele. Äkki sealt võib leida sellise sõna. Ja leidsingi märksõna ise alt, ise kamber. Ein besonderes, abgesondertes Zimmer. Seega, saksa keele vahendusel, eriline, eraldatud tuba, spetsiaalselt eraldi tuba. Kujutluses kangastus omaette paiknev, eraldi sissepääsuga tuba, kus hoitakse ise kirstu. Seda sõna Wiedemannis polnud, aga ise kambri tähenduse teada saanuna järeldad, et ju ta seifi tänapäevases keeles tähendab. Hoitakse seega seifi, milles ongi ainult see mõõkade kuningas. Ise kirst, eraldi kirst mõõga jaoks. Lisaks ise kambrile oli Wiedemannis märksõna ise ja tema käändevormi enese all veel terve rida huvitavaid väljendeid, mõned neist vägagi poeetilised, mida enam meie keelekasutuses ei ole, aga mida võiks, vähemasti luulekeeles, tarvitusele võtta. Meil on küll terve rida isega algavaid uusi sõnu. Arusaadav, et ise haakub hästi uute sõnade mõistete ette nagu ise finantseerimine, ise hakkanu, ise kallutaja, ise kustuv, ise liikuv ja nii edasi. Aga kujundlikum, Wiedemannis sisalduv keelekasutus on ajaga teisenenud, sõnade tähendusväljad kahanenud. Peale 8 aasta vältel keeleretkedel üle Eesti kogutud materjali kasutas Wiedemann oma sõnastikus ära ka kõik varasemad sõnastikud ja sõnavara kogud, nii trükis ilmunud kui käsikirjalised, teiste hulgas Jakob Hurda poolt kogutu. Nii et Wiedemanni sirvimine on kui käesirutus aegade taha. Võimalus taastada aimamisi ja osaliselt kunagist kõnepruuki. Varasema põlvkonna kirjanikud kasutasid oma teoseid kirjutades Wiedemanni. Jaan Kross näiteks on öelnud, et tema töölaual on Wiedemanni sõnastik. Ta lõimis oma teksti ajaga ununenud väljendeid. Kui mul paluti esineda täna ettekandega, siis mõtlesin, et praegu, kui meil räägitakse noorte keele vaesestumisest, inglise keele pealetungist, vähesest emakeelse ilukirjanduse lugemisest, võiks sellele kõigele vastuhakuks emakeelepäeva kuul heita pilk Wiedemanni, et oma keelekasutust värskendada ja saada inspiratsiooni keeleloomeks.
Ehk Wiedemanni sõnastust rakendades siis isu sündis mu sisse meie sündimise keele meelevaimu kaetevale tuua. Isu on leivajuht. Tänapäevases keeles minust ärkas soov meie emakeele mõtlemisviisi ilmsiks tuua. Soov paneb tegutsema. Võtan vaatluse alla 4 sõna, mis kuuluvad paarikaupa kokku. Keel ja meel, hing ja vaim. Ja kuna see kõik puudutab vaimutoitu, siis ka sõna leib, millel on olnud toidu tähendus laiemas mõttes. Kõiki nende 5 sõna puhul võib öelda, et nende tähendusväljad on olnud varem laiema haardega. Aga ma alustan isest, sest sinna ma jäin pidama. Isel ja enesel on veel mõned toredad sõnakasutused, mida tahaksin jagada. Seega siis eesti keel, saksa keele abil, eesti keelde tagasi tõlgituna. Vahendan Wiedemanni sõnapruuki meie praegusesse keelekasutusse. Ise, enese, ennast ja ise, enda, end, saksa selbst. Ise eneses seisma, ise eneses olema. Endasse tõmbunud, endasse süvenenud. Ära teda praegu sega, ta on eneses. Ise enesest olema, endast väljaspool olema, teadvuseta olema. Enesel olema, magama, enesele minema, magama minema. Tööd ma lähen enesele. Ise enese peal olema, ise majandav, oma käe peal olema. Ja ise tähenduses omapärane, eriline, ainulaadne, eriline liik. Iseasi, mis on meil kasutusel praegu. Tal on veel üks sünonüüm, see on ise jälle. See on jälle midagi muud, see on iseasi. Ise on sõimama, ise on kaebama. Tähenduses kaebamine on hoopis midagi muud. Sõimamine, see on hoopis teine asi. Ise haigus, omapärane haigus. Ise mõttes olema, erilisi kavatsusi omama. Ise paigas, ise paika, erilises kohas eraldi. Ise rahvas, varakad inimesed. Ise tarvidus, erivajadus. Ise viis, omapärane viis. Iselik, iseline, oma, omaenda, omaenese. Lööb ennast iseliseks, asus omaette elama, oma käe peale. Isenik, egoist. Minu iseenese peal olev sõber läks ise kambrisse enesele. Minu oma käe peal elav sõber läks eraldi tuppa magama. Leib. Leib on olnud nii oluline toit, et sõnas leib sisaldub söömine üldisemalt ja üldse eluga toimetulek, teenistus. Leiba võtma, sööma. Istume laua äärde ja hakkame leiba võtma, ehk siis istume laua äärde ja hakkame sööma. Leibama, sööma. Lapsed, tulge leibama. Leiva laua peale tõstma, toitu lauale tooma. Leiva üles tõstma, lauda ära koristama. Leibade sees olema, parajasti leivataignad sõtkuma. Leiba panema, leiba üles seadma, leivatainast kerkima panema. Leivad on sisse tehtud, leivatainas on juba valmis. Leivast leiba saama, ühest saagist teiseni ära elama, välja tulema. Ma olen ikka leivast leiba saanud, mul on ikka leivast leiba olnud. Leiva otsas olema, hästi ära elama, hea elatisega olema, hästi toime tulema. Kellegi leivas olema,
kellegi teenistuses olema, kellegi juures töötama. Ma olen Treffneri leivas, ütleb Treffneri gümnaasiumi emakeeleõpetaja. Uut leiba otsima, uut teenistust otsima, ise leiba sööma, oma äriga alustama, oma ettevõtlust käivitama. Ta lükati ise leiba, öeldi naljatamisi imikute kohta, kui nad rinnast võõrutati. See on aga soojaks leivaks. See ei kesta kaua. Palju leibu ühes majas. Mitu majapidamist, mitu peret. Leivavaras, päevavaras, laiskvorst, looterdaja, siidivend. Keel. Keele otsast kõnelema. Essi susistades hääldama. Keele kinni pidama, vaikima, vait olema. Keelt pidi kokku minema, sõnavahetusse sattuma. Läksime keelt pidi kokku, ei suutnud keele kinni pidada. Oma head keelt lööma, lobisema, pläkutama, vadistama laste kohta. Keelt murdma, rääkimist alustama. Keelt peksma teise peale, kellestki halvustavalt rääkima. Keelesid, keeli on vahel. Vahel on sekatud keelekandjad, laimajad ja pahatahtlikud inimesed. Keeled käivad tema peale. Tema kohta käivad jutud, temast räägitakse, ta on jututeemaks. Tal on surm keele peal. Ta on suremas. Keel pidi ka perse minema, millegi kohta, mis maitses imehästi suurepäraselt. Jõe keeled, jõe üle ujutatud, vee alla jäänud kaldad. Emajõe keeled kevadise suurvee ajal. Keel võeti suust ära. Ta kaotas kõnevõime, jäi vait, ei suutnud rääkida. Keel sündis jälle suhu. Ta sai kõnevõime tagasi. Keel oli veel lahti. Ta oli endiselt võimeline rääkima. Ta ei räägi ühte keelt. Ta ei jää öeldu juurde, ei jää oma sõnadele truuks. Üks ei tea ühest keelest, teine teisest. Nad ei saa teineteisest aru. Emakeel, sünonüümid, isaemakeel, sündimise keel. Saksa keele mees, sakslane. Maakeele sees sündinud, eestlaste hulgas sündinud. Meel. Tähenduses meel, tähendus, mõte, mõistus, mõistusele tulek, teadusele tulek, meelsus, veendumus, hoiak, kavatsus, taotlus, eesmärk, isu millegi järele, arukus, mälu. Meel käib ringi, meel on majal, meel on teisal. Hajameelne olema. Meel tuli jälle mu kätte. Tulin teadvusele, meelemärkusele. Meel jookseb ümber. Pea hakkab ringi käima. Tema meel paisub kõrgeks. Ta läheb ennast täis. Mu meel on tema vastu. Mul on tema suhtes eelarvamused. Mis meel sul on? Milline su meelsus on, mida sa mõtled? Temal ei ole õiget meelt. Ta ei ole päris täie mõistuse juures. Teist meelt võtma. Hoiakut muutma. Uueks saama oma meele vaimus. End parandama. Ma sain uueks oma meele vaimus ja hakkasin trennis käima. Ajas meele kaela. Olin suures hädas, kimbatuses. Mul oli meel õige kaelas. Olin suures ahastuses. Meele ümber pöörama. Teistele mõtetele viima. Meelemõistja. Täisealine. Arusaaja mõistab mõtteid ja tähendusi.
hobune peab iseennast meeles. Hobust pole vaja juhtida. Meeles peetav, hoidmist väärt. Enese meeles kandma, järele mõtlema, kaaluma. Meele panema, meelde jätma, meele võtma, arvestama. Kõige meelega, meelsasti kogu südamest. Temal on hea meele aeg. Ta on heas tujus. Hea meele pärast, hea meele poolt, vabatahtlikult. Ettevaatamata meel, hoolimatus. Tema ettevaatamata meele pärast oli mul meel õige kaelas. Tema hoolimatus ajas mind ahastusse. Isemeel, meelevaldne, kangekaelne, kahe meelega, kahekeelne, kokku sündimata meel, lahkarvamus, ebakõla, kuri meel, pahatahtlik. Ta on seda kurja meelega teinud. Õige meele peal olema, mõistlik olema, tühjusmeel, edevus. Neil on laiad meeled. Nad ei ole väga kodused inimesed, nad ei armasta kodus olla. Nõrga meele peale jääma, masendusse sattuma. Õige meele peal olema, mõistlik, arukas olema. Poole meele juurde saama, mõistlikumaks, arukamaks muutuma. 7 meelega petja, peapetja, suurpettur. Selget meelt olema, täie ja selge mõistuse juures olema. Tuisumeel, äkiline tormakas loomus. Tühja meelega mees, tühikargaja. Tühjusmeel, edevus. Umbne meel, rumal, loll. See asi on hullu meele hukka läinud. See asi läks kohutavalt hukka, lasti hukka minna. Hing. Tähenduses hingetõmme, hingus, hingamine, hingeaur. 2 jaamavahet sõitis ühe hingega. Peatus tegemata. Sõitsin ühe hingega Tallinnast Tartu. Humalad seisavad hinge all. Humalad on pressi all. Kork ei pea hinge. Kork ei ole õhukindel. Hing tõmmati seest ära. Hing jäi kurku kinni. Hing jäi kinni. Ei saanud hinge tagasi. Hing jäi kinni. Hinge väest karjuma. Kogu hingest karjuma. Tubaka hing. Tubaka lõhn. Piibul ei ole hinge. Piibust ei käi õhk läbi. See on ummistunud. Laps on ju hingel. Laps on juba elus. Raseduse keskel, kui laps hakkab ema ihus liigutama. Laps on ju hingel. Hing on kontide vahel. Ta on vaevu elus. Oma hinge peos kandma. Surmaohus olema. Poole hingega. Pool surnud. Kärbsed tõusevad hinge. Kärbsed on jälle elus. Hingega loomad. Elavad hingestatud elusolendid. Hingega kivi. Põletamata ja lõhkamata kivi. Looduslik töötlemata kivi, mida pole ei põletatud ega lõhatud. Hinge üles võtma. Minestusest hinge tõusma. Sooja hingega ära pääsema. Ellu jääma. Tema suri sinu hinge peale. Sina oled tema surma eest vastutav. Ma ei või seda mitte oma hinge peal pidada. Ma ei või seda enda teada jätta.
Kus sa hingega lähed? Mis siin teha? Tuleb vastu pidada. Minu hing seda ei teadnud. Ma ei teadnud sellest midagi. Hinge kaupa lugema. Peade järgi loendama. 70 hinge lojusid. 70 karilooma. Seal ei ole hinge. Seal ei ole kedagi. Vaim. Tähenduses vaim, hing, tunne, aisting, jõud. Selles pole vaimu sees. Selles ei ole elu, jõudu. Mu jalgades pole vaimu. Ma ei tunne oma jalgades midagi, jalad on tundetud. Sea vaimu välja võtma, siga tapma. See käe vaim on nõdr. See käsi ei liigu, ta on halvatud. Küllap söömaisu on, aga pole vaimu. Mul on küll isu, aga ma ei talu midagi, kõht ei talu. Käe vaimud on kinni. Käsi on surnud. Ta pole ühtegi oma vaimu mu peale puhunud. Ta ei ole mind kuidagi mõjutanud. Oma südame vaimu muutma. Meelt muutma. Vaimu andmed, ilmutused, inspiratsioonid, meeleäkilised taipamised. Vaimuseletus, valgustatus. Vaimuterandus, teravmeelsus. Kalavaimud, kalamaimud. Käevaim, pulss. Kõva vaimuga laps, kõva peaga laps. Meelevaim, mõtlemis- ja tundeviis. Nutuvaim, keegi, kes kergesti nutab, emotsionaalselt tundlik inimene. Ja vaim tähenduses hing, isik, töötaja, alavaim, paigavaim, püsiv tööline. Abivaim, abitööline. Leiguvaim, abitööline saagikoristusel. Vaimul käima, talgutööd tegema. Vaimukene, pulss. Lapsevaimukene, väike lapseke, lapsukene. Vaimukene kaob seest ära. Ta on suremas. Mul on soov. Oleks tore, kui Wiedemanni keel ja selle vaimuterandus puhuksid meie noorte peale oma vaimu, et nad võtaksid oma hea meele pärast teise meele, muudaksid oma südame vaimu, jõuaksid teaduseni, et meie sündimise keel on meelespeetav ja teeksid kõik, et meie isa-ema keelel ei kaoks vaimukene seest ära, sest kus sa hingega lähed? Oleks tore, kui Wiedemanni keel ja selle teravmeelsus avaldaksid meie noortele mõju, et nad võtaksid vabatahtlikult teistsuguse hoiaku, teadvustaksid endale, et meie emakeel on hoidmist väärt ja teeksid kõik, et meie emakeel ei sureks, sest mis siin teha? Tuleb vastu pidada. Aitäh, hea Anu Lamp. Ma usun, et me kõik läheme siit täna heas vaimus ja heas meeles oma argitoimetuste juurde eesti keelt hoidma. Ja me saadame Anule tervituseks Tallinnasse ja soovime head paranemist selle Anu Raua raamatuga Õnnevalajad. Ma usun, et kõik
me usume, vähemalt mina, et õnne tuleb valada ja õnn on enda teha ka suuresti selles viisis, kuidas mõelda elust, keelest ja tööst. Aitäh, Onu Lamp, aitäh, Tiit Hennoste, selle vaimustava emakeelepäeva eest ja julgustan teid kõiki minema veel meie raamatukogust läbi, kus Sirje Madissoni kureerimisel on väljapanek Anu Lambi mõtetest, tõlgetest, pausidest, ma loodan. Ja ilusat emakeelepäeva tundega päeva jätku. Aitäh teile!